iga öö me seda teeme, 1/3 elust oleme pikali maas nii-öelda, magame, on ju. Et tundub selline asi, mis on niivõrd loomulik, et seda õppida või ka õpetada. Tundub on ju, et mis siin õppida või mis siin õpetada. Aga sinu ametitiitel on siis unecoach. Et räägi veits, kes sa oled ja mida teeb unecoach? Jah, unecoachiks ma õppisin sellepärast, et ma nägin, et väga ei räägita unest. Räägitakse pinna peal, sest me samad ütlesin, me teeme 1/3 seda elust ja sellega on see case nagu spordis on, et harjutame mida meistriks, et me magame ajast aega, nagu peaks nagu varemini magama hakkama, tegelikult me halvemini hakkame magama järjest, mida vanemaks saame ja seda enam hakkab olema see tähelepanu sellele, et saada seda kvaliteetse tund kätte, et me saaksime järgmine päev, järgneva 16 tundi, kui oleme üleval, et saaksime olla produktiivsed ja võtta oma elust nagu maksimumi. Aga ma olin tervise teadlik alates, ma arvan, 2018, kus ma hakkasin üldse sükast nagu toitumisteadust uurima ja ma arvan, kuskil aasta hiljem, 2019 aasta lõpp, ma jõudsin nagu see une poole. Et ma ka nagu ärilises mõttes hakkasin nagu tooma prille, siuke Blue Light Blocking Glasses Eestisse, või leidsin Hiinast mingi tehase, siukse oranži klaasiga, mis siis ka blokeerib nagu see sinakat valgust, aga sellest ajast saati ma hakkasin nagu tähelepanu pöörama. Ja samamoodi ma siis mõõdan und juba 2 aastat, mul on see õura surmus ja mind hullult nagu see huvitas, kuna siis ma ise olen pinnapealne magajaga just. Ja ma arvan, see teebki võib-olla see spetsialistid nagu rohkem spetsialistid, kes nii-öelda mitte ainult läbi mingi koolitust, mida ma ka tegin, vaid ma ise lihtsalt uurin rohkem nagu teaduses, kuna une kohta on hästi vähe infot tegelikult ja kui minna raamatukokku, käisin siin Ravala raamatukogus vahepeal istun ja seal on põhimõtteliselt kogu sükse meditsiini sektsiooni ja kogu selle ühe toa peal on mingi võib-olla 2 väikest riivalit, võib-olla mingi 10 raamatut reaalselt ainult unest ja siis ma näen, et Eesti rahval oleks vaja nagu rohkem nagu tuua seda teadmisi ja just nagu praktilisi teadmisi ja teoreetilisi teadmisi. Ja sa ütlesid, et sa oled pinnapealne magaja, et igaüks teab, ma ei tea, lapsepõlvest või kuidas iganes, et kes magab nagu nott on ja jääb väga kergesti magama ja mõni inimene siis tõesti on sellise kerge unega, iga krips ja kraps äratab üles on ju ja raske on niimoodi terve öö võib-olla ühtlaselt magada on ju. Et tead sa, millest see tuleb? On see geneetiline, on see, ma ei tea, inimese, millest see sõltub? Geneetika on kuskil, ma arvan, 30% tood välja ja nüüd on see, et doktor Matthew Walker, kes on siis Ameerika üks kõige tunnustatumaid teadlasi, tema nagu nimetab siis, et inimesed on kas siis öökullid või leokased. Öökullid, kellele meeldib siis pikalt üleval olla, leokased, kes varakult ärkavad. Siis doktor Michael Breus räägib siis 4 kronotüübist, ehk siis meil on delfiin, karu, hunt ja lõvi. Mis need tähendavad? Ütleme, et seda täpsemalt lahti, see on nii-öelda, kuna siis keegi magama peaks minema, et tema on nagu oma teooria selle koha pealt. Ja 9% siis delfiinid on võib-olla need, kellel ongi tõsised uneprobleemid. Nad võivad kõike teha võib-olla, aga lihtsalt nad ei suuda. Ja kui mõtleme tegelikult evolutsiooni peale, siis kuidagi hõimus olid ka nagu valvurid tegelikult, kes siis öösel valvasid võib-olla ja kes siis päeval rohkem aktiivsed, kes ärkasid koidikul, et võib-olla sealt see kuidagi tuleb, et meie bioloogial on siis siuke mehhanism teatud genotüübil siis, aga ma arvan ikkagi see geneetika poolt ei tohiks nii palju võib-olla tähelepanu pöörata, sest esimesed sammud oleks harjumused, ehk siis need harjumused võib-olla takistavad meil nii-öelda siis sügavalt magada. Ja enda koha pealt ma võin öelda, et mingi geneetika on, kuna ma teen enda arust kõike niimoodi, et ma peaks toitumist jälgida mingil määral, aga näed, täna ma ärkasin jälle, mul kella 4 aeg on see, et kus ma ärkan ülesse, kuna siis öö teises poole uni lähebki pinnapealsemaks ja teinekord ongi raske uuesti uinuda. Eesti esu.